tulemast Junkmani kanalile ja erilised tervitused kõigile vanadele olijatele. Tänane Junkman tuli natuke eksprompt, kuna tegemist on meie pere igapäevaautoga, siis ilmselt nii puhas, kui see praegu on, see auto ei ole lähitulevikus üsna pea. Aga asja juurde, meie ees on siis täna selles videos 2008 aasta Honda Civic FN2 Type R ja toodud on see siis Ühendkuningriikidest, ise tõin. This is all this little car has, I think. 215, 16 on GPS. Seda materjali, mis ma sellest toomisest tegin, pikin kindlasti siia videosse, aga ilmselt sellest kõigest jõuab rääkida pikemalt proovisõidu ajal, vaatame lihtsalt väljast üle, milline see auto välja näeb. Ja nagu ma ütlesin, see on minu pere igapäevaauto siis ja seda on näha igal pool, et see on hea racecar, kui me räägime tavaliiklusest jutumärkides. Lähme kohe siit double whammy juurde. All on näha neid kraapse, need kraapsud tegin mina ükskord parkides ühte kitsasse garaaži ja siis nüüd 2023 novembris või oktoobris juhtus selline äpardus, et Tallinn-Narva maanteel tulles siis Tallinnasse tagasi jooksis mulle ette mingi loomakene ja ma isegi ei näinud, mis loomakene see oli. Aga auto sai siis nii palju kahjustada, et lõi selle küljeliistu plastmass kinnitused siis lahti ja see liist nagu voltis ennast siia tagurpidi niimoodi nagu hops ja siis lohises mööda asfalti autole järel, et sellest on need jäljed. Et kui ma kohe seisma oleks jäänud, siis ilmselt oleks pääsenud kergemalt, aga ikka lihvis selle korralikult ära siin. Ja nagu ma ütlesin, see on hea igapäevane racecar, siis panin lihtsalt teibiga kinni. Enne oli hõbedasega, nüüd panin mustaga ja kodus aknast vaatan välja, ei pane tähelegi, et teip on. Et see on tegelikult kõige suurem asi siin auto juures, see auto on täkkeid ja asju täis, aga ma arvan, et me ei peatu siin kõige juures, sest me jäämegi siia tiiru peale tegema. Näiteks sellise asja avastasin nüüd, ei tea, pole õrna aimugi. Kriipsud, kraapsud igal pool. See oli UK-st tulles juba, see aknatriip külmaga, aken katki ei ole läinud. Ja oleme selle aknatriibuga elanud, ma ei kujuta ette, kuidas aknasse sellised triibu saab teha. Kriipsud, kraapsud igal pool. Ma ei tea, miks ma tahtsin midagi katusel näidata. Siin ka põhimõtteliselt igal pool. Et see on kindlalt 10 meetri auto. Vaatame, toome siit mõned põhiasjad veel välja. Nürburgringi kleeps. See ei ole poserite kleeps, auto on päriselt Nürburgringil käinud. Getting hard over 200 here. On the brakes, on the brakes, on the brakes. The car is a bit wobbly. We got it into fourth. Ja 3 ringi vist saime teha. Aga sellest jõuame veel proovisõidu ajal rääkida, mis sellega kaasnes. Siin jälle, kas see oli selle sama manöövri ajal, kui ma eest ära kraapisin? Ma ei teagi, ma ei tea. Ühesõnaga, seda siit autolt leiab igalt poolt. See on küll selle sama eeskraapimise manöövriga. Voltis kuidagi selle liistuga tagurpidi siit. Ja nüüd ta on küljes vähemasti ja rohkemat ma ei soovi tegelikult. Et leiab siin üht-teist. Aga kuna mul on olnud varasemalt väga heas korras kosmeetiliselt autosid ja ma tean, et need autod pekstakse nii või naa sodiks kaasliiklejate poolt parklates, siis ma väga ei muretsegi ja minu igapäevaautod ongi sellepärast niisugused nagu kergelt jungised, sest minu arvates pühade muna igapäevasõidukina pidada Eestis on võimatu, kui sa just ei ela kuskil eramajas ja ei pargi ainult eraparklates, et kui sa Raivo Hein ei ole, kellele meeldib oma RAM 1500 TRX-iga fleksida, et tema auto registreerimistasu on suurem kui teiste aastapalk. Hea teada, Raivo. Go fuck yourself. Igastahes, otse loomulikult kapott on täkkeid täis ja asju.
Ja no ühesõnaga jätame selle praegu siia kanti. Kuskilt midagi küljest ei ole veel siiamaani. Vaatame kiirelt sisse ka. Sees ütleks, et üsna korralik on, arvestades, et läbisõitu on kogunenud 234 000. Täna just tuli hooldusest. Sellepärast nii täpselt. Sealt taga paistab, et vaip on veidi kulunud. Aga muidu üsna viisakas. Eks ta ikka siin juhi istme polster ja niimoodi on kulunud. Ja taga on hea, sest taga väga tihti ilmselt keegi ka varem ei sõitnud. Vaibad on sellised õnnetud, aga muidu üldiselt mina ütleks, et isegi 4 saab ära panna, arvestades, et tegemist on 200 000 kilomeetrit sõitnud autoga, 235 saab varsti täis või 235 000 kilomeeter on käimas. Teeme poti lahti ja korra jooksis siin ühe kokku. Ma näitan teile pagasiruumi, aga suurema kola isegi tegelikult koristasin ära. Et siin mingid tordikarbid, mingid külmakotid, Clean Kitcheni külmakotid ja ühesõnaga mingi perenaise teema on siin. Pagasiruum üldiselt korralik. Lükkame siin need tordikarbid kõrvale äkki. Siin all ka on natukene märg ja ma kardan, et see on suht netis, suht tavaline. Need äravoolud kipuvad umbe minema ja see vesi jookseb siia alla. Ja siit on näha jah, natukene märg on siit. Vaatame, tegeleme selle asjaga. Aga muidu selline ta on, paneme siit kinni. Ja me vaatame ka poti alt ka. Vaatame, kas ma sellega poti saan ühe käega lahti, kuna siin ei ole gaasi amorte, siis pean pea tööle panema. Nii, saime. Siin suurt midagi näha ei ole. Erinevalt eelmisest Mercedesest, mida ma filmisin, on see kõik suht tolmune siin. Aga nagu ma ütlesin, tegemist on igapäeva autoga. Et selline ta siin on kapoti all, niuke tore HKS-i sisselase seenfiltriga ja nagu ma ütlesin, 14.05 on täna, kui ma filmin seda ja just põhimõtteliselt hooldusest tulin. Et see kleepsukene, auto sai ka uued esivedrud, aga seda saab ka mujalt lugeda. Ja laias laastus ongi kõik, paneme siin korra jälle pea tööle. Ja selline ta meil on. Et ma arvan, et sai nähtud kõik, mis vaja näha. Kiirelt mõtlen, ega ei ole rohkem siit eest vasakult on ta kõige hullem, aga Robinis Racing ja Need for Speed Pro Street Love Taps. Kui keegi on selle mängu teaserit näinud, ma võib-olla lisan selle ka siia, kui mul meeles on, aga lähme proovisõidu juurde. Seekord on siis kindlasti tegemist ühega nendest kordadest, kus ma võingi rääkima jääda, kuna see on mu personaalne auto. Aga alustame siis sellest, et miks ma selle auto ostsin, kuna ma elasin Inglismaal ja siis üks hetk tekkis huvi seal koha peal ka mingit hobiautot omada. Ja siis tegelikult see Civic, üldse siis Type R, EP3 ja see FN2 olid nagu, rohkem ikkagi EP3 oli nagu laual. Aga juhtus nii, et ostsin hoopis Renault Megane 225. Ja sealt korrast siis tegelikult see auto omamine nagu õhku jäigi. Ja nüüd siis hiljem, praegu 2024 ja suvel saab 2 aastat, 2022 suvel, mõtlesin, et võiks siis ära osta. Oli A8 tol hetkel ja mõtlesin, et võiks olla mingi selline
soodsam igapäeva auto, aga noh, nagu ikka tavalist autot ei taha. Ja siis tegelikult ma ise sellel järel käisingi UK-s. Tulime koju ise sellega Nürburgringi kaudu. See auto on siis 3 ringi Nürburgringil ka teinud ja nii ta siia sattuski ja nüüd ma olen ta siis ära registreerinud ja oleme seda autot kasutanud igapäevasõidukina. Et mis ta meil võis olla, aga mingi 202 000 mäletan läbisõitu, kuna siin on niisugune nupp, kus saad kilomeetreid ja miile vahetada, siis selle autoga on õige lihtne. Ja tänaseks on kogunud siis 234 105. Täna just käis hoolduses auto, värske õli sees, kõik hea. Ja nagu ma ütlesin, nii puhasta üldiselt ei ole. Et mõtlesin, et kasutan juhust. Ei olnud täna plaanis otseselt filmima tulla, aga siin me oleme. Mis veel? Nagu ma ütlesin, oleme seda autot igapäeva sõidukina kasutanud. Sellest tulenevalt ei ole ta küll ideaalses korras, et seda küll väita ei saa. Kuigi noh, nagu ma just ütlesin, täna ta käis hoolduses. Vist õlivahetused on ilusti tulnud iga 10 000 tagant. Ja no eks ikka vaja minevaid asju on saanud tehtud, et täna siis näiteks kas või vahetati mõlemad esivedrud ära, kuna üks oli ära murdunud. Aga no muidu ikkagi see auto on olnud ka, nagu ma väljaski rääkisin, rohkem selline kasutamise auto kui mingisugune hobiauto ja noh, miks müüa tahan, on see, et mul üks selline auto juba on, mis on vähe ägedam kui see auto. Tahaks midagi suuremat igapäevasõitudeks. Kuigi tegelikult 90% ajast piisab sellest autost nii ehk naa, kuna sellega sõidab üks inimene konkreetselt. Et nagu mitmekesi siin sees istumist tuleb ette, aga seda on piisavalt vähe, et tegelikult siin autos saab nagu hakkama. Aga no võiks ikkagi suurem auto olla kokkuvõttes. Me läheme siit natukene nüüd hooga. Sõita on temaga siiski lõbus, aga siin on oma agad. Siin on, täna on tööpäev, rattatreenijad, igast inimesed, ma väga huugama ei hakka. Ühesõnaga veermiku osa täiesti soliidne. Ma ei hakka seda täna siin tema oma teile. Suurema tee peale jõuame, saame ikka viitekiga teha. Aga kui te nüüd võib-olla kuulsite, see on siis 4. käik. Ja 4. käigus saime siis jagu Nürburgringil. Not go max speed here. I could have... Yeah, it's just not switching. I'll take 4th. I'll take any gear, really. Yeah. Okay, we have 4th. I'll take 4th. 5th gear. BMW man, move. Move. Little Honda is coming. Okay, not get too close and not get too cocky. No 4th gear. Still no gear. Still no gear. Still no gear. Still no gear. No 3rd. No 5th. No 4th. No 3rd. No 5th. Okay, I guess our lap's done here. Tuleb oma vigu tunnistada, et enda rumalusest, aga ma ostsin selle auto Londonist ühe mehe käest, kes ütles, et ta 8-aastasena tuli Kariibi mere saartelt, kuskilt ühelt saarelt tuli UK-sse elama ja talle väga meeldib kiirendamine, drag racing. Ja ilmselt, kui ma ostsin selle auto, no siiamaani sõidan sama siduri, sama hoorattaga, aga ilmselt enne mind olid need ikkagi kõvasti piitsa saanud. Ja mis võis teoreetiliselt juhtuda Nürburgringil on see, et kui ma selle 4. käigu, no ta ka läheb sisse, aga no, ei saa nagu väita, et kõik korras oleks. Siis ilmselt kui kuuma sai, siis kogu see kulumine avaldus veelgi enam ja kuidagi ma ta ära rikkusin. Kõik muud käigud toimivad iseenesest, vihma tuleb ka kõvasti, toimivad iseenesest väga hästi, aga 4. kuulete, kui käigukang nagu 4. poolegi hakkab minema, siis tuleb krõnks. Kui rahulikult linnas sõita, siis seda 4. saab vahetada niimoodi, et seda kõrisemist ei tule.
aga no põhimõtteliselt ikkagi ilmselt sünkro on seal kannatada saanud. Ja no vaatame siin, saame äkki ühe väikse VTEC-i teha. Mootori tuli ka põleb, aga küll me jõuame siin kõigeni. Et siin taga kasti auto sõitis ja ma nagu ütlesin, ma väga siin tööpäeval tuuseldama ei hakka või no tööpäeva õhtul inimesed siin sõitsid ratast ja asjadega, aga laseme veits VTEC-i. Õnneks selle autoga ei ole väga muret, et väga kiiresti piirkiirusteni jõuaks. Ma arvan, et see on täitsa piisav. Sellest autost on mul netis nii palju videot, et kui keegi tahab peensusteni minna, minge ja vaadake. Aga siin on mingisugune mootori veateade, mis on algusest peale olnud intermittent, mis eesti keeles on vahelduvalt esilduv. Ja nüüd tekkis mingi teine talle veel kõrvale juurde. Üks on mingisugune circuit, ehk siis oli elektriline, ma panen ekraanile ja teine oli mingisugune midagi. Vist VTEC-iga seotud. Aga nagu te nägite, mootor ise toimib. Siit saab kiirendada natukene. Et VTEC on täitsa elus, toimib. Käigukast on ka täitsa elus, toimib, ainult et temaga ei saa ringrajal kiireid ringe teha, kui ta kuumaks läheb. See tal üldse ei meeldi, aga niisama sõites siis põhimõtteliselt kõik toimib väga hästi. Vahepeal kipub viskama mingit VSA viga ka. Et ma ei ole veel kindel, millest see üldse on ja see tuleb ka nii suvaliselt. Et mingisugused nagu väiksed asjad siin kollitavad, aga sellel kujul, selle autoga oleme meie sõitnud siis praegu tänaseks põhimõtteliselt, no ütleme siis 32 000 kilomeetrit vähemalt. Et ma ei ole vahetanud hooratast, sidurit, ma lasin vahetada ära käigukasti õli Nürburgringil ja mingi siduriõli on ka, eks seda on ka vahetatud. Aga noh, käigud kõik iseenesest toimivad, nagu täheldada võite. Ma esimest ei hakka panema, ajas natuke vastu. Ja 4. saab ka taktitundeliselt sisse panna. 4. käiguga ta sõidab, aga iseenesest 4. käiguga kõik hästi ei ole. Et nagu tavakasutuseks, me oleme sõitnud selle autoga nii, nagu ta on. Et mingit probleemi ei ole. Aga jah, rajale temaga minna ei saa. Väikse kiirenduse veel, kuna siin vist tohib sõita 90-ga, aga see auto ei ole väga kiire. Siis ei ole siin mõtet kiirendada, siin muidugi oli üks punane Suzuki Swift, aga härra Swift, kui te juhtute vaatama seda, ma teie jaoks ei kiirendanud, et lihtsalt selle ülevaate mõttes. Aga ma ei tea, leiame siit võimaluse ringi pöörata ja video kokku võtta. Jah, üldiselt kõik vist sai öeldud. Masin toimib, pidurdab, sõidab, vahetab käiku, mootor, kõik asjad nagu toimivad, aga Facebooki kuulutuses saab panna, et good, mis oli excellent, good ja fair. See auto on fair conditionis, aga selles fair conditionis, mis see on ta täiesti toimiv sõiduauto nagu. Et sellega ei ole probleemi. Et katsume siin nüüd hakkama saada. Saime. Et sellisel kujul nagu ta on, me oleme kärutanud temaga, põhimõtteliselt vahetanud õli, pand kütust, piduri, vedelikud, kõik sellised muud asjad on ka vahetatud ja sõitnud igapäevaseid sõite teinud. Et mul ongi praegu peamine asi, suuremat autot muidugi tahaks, aga miks ma ostsin selle, oli selline mõte ka, et oleks nagu selline igapäeva auto, mida siis nagu veits näppida. Et timmida seda natukene nii-öelda, et saaks sõita toidupoodi ja saaks rajale ka minna, aga selleks oleks vaja ilmselt käigukast ära vahetada ja konkreetne masin on 2008 aasta Type R. 2010 vist tulid piiratud libisemisega
esidiferentsiaalid nii-öelda, kuidas öelda, kõikidel mudelitel, et see on nagu mingisugune lisa ja sellel ei ole seda piiratud libisemisega diffrit. Ja noh, kõik need väiksed asjad kokku panna, noh, mul ei ole praegu mingisuguseid piiramatuid ressursse ka, et seda autot ehitama hakata, siis ongi, et ma pigem annaks edasi mingisugusele järgmisele entusiastidele, kellel on nagu konkreetselt suurem huvi selle masina vastu või no lihtsalt kas või see, et see on nagu nende jaoks uus masin ja saaks nagu toimetama hakata. Et mul endal jah, on sarnane auto olemas, mis on juba tehasest ägedam minu jaoks. Kõik väiksed asjad kokku panna, ma ei näe nagu põhjust, et ma hakkaksin nagu kõvasti investeerima sellesse autosse ja no ikkagi suuremat autot tahaks päeva lõpuks, et see on nagu põhiline asi, et tegelikult niisama sõitmiseks väga mõnus, noh, kui välja jätta selle, et kui tee nagu kütlikuks läheb, siis see auto tehase vedrustusega on ekstreemselt jäik. Aga ma ei tea, siin võib, noh, ma ütlen sellest autost, ma võin rääkima jäädagi, siin leiab uue nurga, mida lahti seletada, mida puudutada, et rääkida on nii mõndagi. Ja veel, kui ma kõigest pikema versiooni annaksin, me jääksimegi siia igastahes. Siin ma võtan selle video kokku. Aitäh, kes vaatasid. Aitäh neile, kes ei vaadanud. Ei ole vaja siia neid, kes ei taha näha. Ja tänud teile ja kohtumise nägemiseni järgmises videos. Need, kes siia jõudsid, on tõelised kangelased. Ma olen Audi 5000. Head aega.